Tere tulemast kuulama esimest Travel House'i podcasti. Me räägime täna sellisest huvitavast sihtkohast nagu Montenegro. Montenegro on viimasel, ma ütleks paaril aastal saanud eestlaste seas päris populaarseks turismi sihtkohaks. Ja sellel on päris mitu head põhjust, millest me kõigest ka kohe rääkima hakkame. Montenegro on väga lahe riik ja seal käis meie esimene töötaja, Triin. Vaatas hea hulga hotelle ära, käisid seal ringi, vaatasid vaatamisväärsusi ja nüüd siis hakkame rääkima, et mis sa nägid, mis sa seal kogesid ja mida sa teistele soovitad. Räägi, Triin, sa oled reisinud ikka päris palju. Sa oled käinud Euroopas ringi ja mujal ja mis mulje Montenegro sulle jättis võrreldes mõne teise sihtkohaga, kus sa käinud oled? Ja mina külastasin Montenegrot eelmise aasta mai ja juunikuus ja ma ei oleks täna siin, Janno, sinuga seda taskuhäälingut salvestamas, kui Montenegro ei oleks mulle jätnud absoluutselt vaimustavat ja külalislahket muljet. Tegu on Eestist 3 korda väiksema riigiga ja ometi on seal imeilusaid türkiis-sinise veega liivarandu, massiivseid mägesid, sügavaid kanjoneid, unikaalse biosfääriga järvesid, seal on saared, seal on kaljud, mis otse veest välja sirutuvad, okasmetsa, lehtmetsa, lopsakas loodus, imeline ajalugu ja lisaks on igal Montenegro külastajal võimalik oma silmaga näha näiteks Norra fjorde või alpitippe. Ja ma ütlen etteruttavalt ka ära, et isegi 7 või 5 päevase reisi jooksul jõuad sa riigi peamised vaatamisväärsused ära näha. Ehk siis nii seiklusimulisele turistile nagu mina, kui ka rannapuhkajale sobilik sihtkoht. Ja ütleme, et rannad on seal nii ilusad, et võib-olla esimesel reisil rannast kaugemale ei jõuagi. Ma ise olen mõelnud Montenegrosse minna, ma arvan, viimased 5 aastat. Ma ei ole sinna jõudnud, aga mul on ka just jah, et kui ma vaatan YouTube'ist neid videosid, mis seal tehtud on, tundub täpselt nagu sa räägid, et helesinine vesi, samas ka siuke kultuur või siukene vanad lossid, kihvt vanalinn. Et tundub, et seal võiks nagu olla kõigile midagi. No esimene asi, mis turistile kindlasti oluline on teada, et Montenegro asub mere ääres. Tallinnast jääb ta 2,5 tunnise otselennu kaugusele, ehk siis lühike lend ja puhkus võib alata. Ja kõik kuurordid ei asu ka lennujaamast üldse kaugel, nii et transfeeriajad on mõistlikud. Kui on kaasas näiteks väikesed lapsed, siis on võimalik nendega ilusti lend ja transfer ära teha, ilma et lapsed liialt väsiksid. Aga geograafiliselt jääb Montenegro mõnusa sooja Aadria mere äärde, Balkani poolsaarele ja pisikese riigi kohta on tal piisavalt palju rannajoont, et ta oleks mõnus ja arvestatav puhkuse sihtkoht. Montenegrol on ka mitu naabrit ja kõikidesse nendesse naaberriikidesse on oma reisi jooksul võimalik ka minna. Hästi populaarne on näiteks Dubrovnik, Horvaatias ja Albaania. Vot, mina jälle vaatasin kaardi pealt, eks ole, need naabrite kohta. Et on seal niisugused nimed hakkasid tulema nagu Kosovo ja just see Bosnia ja kui mina olin nagu noorem, siis mina alati uudistest mäletan, et seal käis üks korralik madin ja sõda. Et kuidas sa ütled, et on seal peaks kuidagi muretsema, et on seal seda konflikti ikka veel või on niisugune kõik nagu hästi? No esiteks tasub reisides alati mõelda oma turvalisusele, kanda oma väärisasju enda keha ligidal ja hoida neil silma peal. Aga Montenegros on tekkinud selline väikese riigi turvalisus, mis võiks eestlasele hästi tuttav olla. Ja samas on kuurordid väga arenenud infrastruktuuriga, tänavad on õhtuti valgustatud ja seal on väga julge ka öösiti ringi kõndida. Mina arvan, et ainukene tõsine oht, mis seal üldse tekkida võib, on see, et sulle lihtsalt hakkab koha peal väga palju meeldima ja sa ei taha koju minna. Mis keelt seal räägitakse? Üllatus, üllatus. Montenegros räägitaksegi Montenegro keelt. See on ametlik riigikeel aastast 2007 ja ta sarnaneb saladuskatte all, võin öelda, väga oluliselt horvaadi, Albaania, Serbia ja Bosnia keeltega. Jah, nagu arvata võib. Just, aga reisija ei pea muretsema,
et inglise keelega hakkama ei saa, sest turismisektoris töötab päris palju noori. Noortel on inglise keel kenasti suus ja mina ei pelgaks ka seda, et kui sa tõesti keelt ei oska, siis hakkama saab alati ja suheldud saab alati, sest mul endal on meeles palju reise, kus ma kohalikku keelt ei osanud ja tagantjärgi on nii äge vaadata, kuidas sai suheldud paljude teiste keelevormidega lisaks lihtsalt kõnekeelele. Aga vene keelega saaks seal hakkama? Võib saada, ei pruugi, kuidas juhtub, et vanemate inimestega rääkides võib hakkama saada küll. Ja millega seal makstakse? On seal eurod või on seal mis? Ja Montenegros on käibel euro, nii et on hästi mugav. Lähed siit, raha vahetama ei pea. Küll aga annaksin kaasa kohe väikese nipi ka reisijatele, et sularaha tasub kaasa võtta. Nii on endal koha peal lihtsalt palju mugavam arveldada. Ja tegelikult selliseid nippe me anname Travel House'is alati reisijatele reisiga kaasa. Montenegro puhul on meil neid veel ja iga klient enne reisi saab soovitused nipid kaasa meie poolt. Aga aga mis siis selle sularahaga, miks peaks just see sularaha olema kaasas, et kas kaardimaksed siis ei toimi või miks seda soovitad? Jah, just nii, et kaardimakse terminale ei pruugi igal pool olla, neid ei pruugi olla liiga palju ja vahel ka näiteks järjekordade vältimiseks, kui sul on sularaha, sa saad kiiremini oma asjad aetud järjekorrast mööda ja poest välja. Et natukene ikkagi võiks öelda, et see, kuidas ma nüüd ütlen siis viisakalt, et riik on natukene võib-olla ei ole veel nii arenenud kui Eesti, et mingid asjad natukene nagu alles võtavad aega. Saan ma õigesti aru? Jah, Montenegro on äärmiselt euroopalik riik, aga seal ei ole veel liiga palju turiste käinud, mis jällegi omakorda tähendab seda, et võib-olla tõesti mingid asjad ei ole nii arenenud, aga samas on hinnad veel madalad. Kui me vaatame Horvaatiat või Itaaliat ja mida turistide vooga on nende riikide hindadega teinud, siis Montenegro puhul on praegu õige aeg minna, sest hinnad on veel soodsad. Miks just võiks keegi sinna kaaluda puhkama minemist, et kui me mõtlemegi sinna Itaalia peale, Bulgaaria, mis on nagu soodsam, eks ju, siis on veel võimalusi on ju Hispaania, Türgi, Tenerife ja nii edasi, et miks võiks eelistada just Montenegrot? No kui eelnevalt ei ole veel meie vestlusest kuulaja seda põhjust leidnud, siis ma ütlekski, et Montenegro on Kreeka ja Türgi kõrval eestlaste seas saanud üheks populaarsemaks suvesihtkohaks. Nii et kui sa tahad sinna jõuda enne oma naabrit, siis praegu on veel võimalus. Aga suured eelised sinu mainitud riikide ees on ikkagi lühike transfeeriaeg, lühike lennuaeg. Samuti see, et Montenegros on võimalik veeta äärmiselt luksuslikku puhkust, aga ka säästlikku ja soodsat puhkust. Seal riigis on palju tegevust ja neile, kes tahavad näiteks 2 kärbest 1 hoobiga, 1 reisiga näha ära palju riike, siis Montenegro on ideaalne baas, et avastada teisi Balkani riike, mis on kõik väga erilised ja mida võib-olla Eesti turist ei ole veel avastama jõudnud. Ja lisaks looduse ilu saab tõesti võrrelda Itaalia ja Horvaatiaga. Hinnad on aga nendest riikidest soodsamad. Ja mu enda kogemusest, ma olen üle 10 aasta turismisektoris tegev olnud, läbi reisinud enamiku Euroopa riike ja Montenegrosse ma läheksin kindlasti tagasi. Mina ka, ma just mõtlengi, et ma kuskil Facebooki grupis või kuskil nägin mingit küsitlust, et mis on riik, kuhu enam tagasi ei läheks. Ja siis see Montenegro sai seal päris mitu sükest, ütleme, et oli üsna kõrgel kohal. Mina ei saa, ma ei ole veel käinud, aga mul on küll tunne, et ma tahaks mitu korda sinna minna, aga ütlen, maitsed on erinevad. Aga hakkame siis rääkima äkki hotellidest, et mida sa soovitad, et kõige esimesena sa ütlesid, et see Avala hotell on hea, et miks sa arvad, et just sinna võiks inimene tahta minna? Et ma arvan, et esiteks võrdselt hotelliga on oluline soovitada ka head kuurorti ja hea reisikonsultant soovitabki sulle mitte ainult head hotelli, vaid ka sulle sobivat sihtkohta või kuurorti. Ehk siis, kui ma soovitan inimesele hea hotelli, siis ei ole minu töö veel tehtud, vaid tegelikult arvestades inimese soove ja vajadusi, tuleks soovitada ka hea kuurort, sest hea hotell ebasobivas kuurordis võrdub lõpuks halb hotell. Nii et Travel House'is me üritame soovitada mõlemat ja väga hästi.
aga Avala hotell asub Budvas ja Budva on suurim kuurortkeskus koha peal, nii et neile, kes ei tahagi väga ringi sõita, kes tahavad, et kõik oleks käe-jala juures, restoranid, poed, kohvikud ja samas oleks ümber ka ilusad mäed ja liivarannad, siis neile sobib Budva ülihästi. Avalaga on nüüd nii, et vahel meilt küsitakse, et ma tahaksin hotelli, mis asub täpselt kesklinnas ja samas ka otse mere ääres. Ja väga hea oleks, kui mõlemad jääks kohe ukse alla. Tavaliselt meil ei ole kahjuks midagi selle soovi peale pakkuda, aga Avala resort Budvas on täielik erand, sest see 4-tärni hotell asub täpselt Budva vanalinna kõrval ja oma eraranna ääres. Nii et hotellist saad sa ilusti jalutada nii vanalinna kui ka oma randa. Ja miks me valisime ta esimeseks ongi see, et ta on kõige ilusamate vaadetega ja minu meelest vaieldamatult parima asukohaga hotell Budvas. Seal oli ka päris lahe bassein, ma piltide pealt nägin. Ja seal on väike spa-keskus, seal on tegelikult mitu basseini, aga basseini vaated on tõesti imelised. Basseinist näeb Budva vanalinna ja samas ka siis merevaateid ja Sveti Nikola saart. Nii et tõesti kõige paremate vaadetega hotell Budvas kindlasti. Ehk siis see on selline hotell, kuhu saab minna see inimene nagu, kui sa otsid endale ideaalset elupaika, eks sa tahad merevaadet, sa tahad, et naabrid poleks lähedal, aga samas sa tahad, et kino oleks lähedal, aga samas sa tahad ka mägedest suuskade kalla lasta, aga samas sa tahad ka randa, kus päevitada. Et see on siis täidab nagu kõik need nii-öelda soovid siis ära, eks ju. Täpselt. Aga mis see järgmine on? Järgmine on Iberostar Slavia. Ma ei oska Montenegro keelt hääldada, aga Iberostari ma tean. See on väga kvaliteetne hotellikett. Just. See on ka samuti linnahotell Budvas ja sobibki neile, kes tahavad 5-tärni luksust, aga samas ikkagi linnaelu ja melu. Ja ta asub küll rannast eemal, aga seda kompenseerib ülisuur katuse terrass, kus on Infinity bassein, kus on baarid ja suur päevitusala ja vaated on peaaegu sama ägedad kui Avalal. Hotell on siuke hubane, pisike linnahotell, aga ta on luksuslik ja sellest räägib ka näiteks fakt, et hotelli põrandad on tehtud marmorist, mis toodi kohale lausa Brasiiliast. No näed siis. Okei, ja nüüd lähme siis natuke siis sinna teisele poole. On siis nagu jällegi kohalikud ütlevad, on Tsarine park, mitte Karine ja Tsarine Kumbor. Et mis sa nende kohta räägid? Jaa, Tsarine keti hotellid sobivad just reisjatele, kes ei taha võib-olla keskuses olla, aga tahavad mõnusat perehotelli endale. Ja Kumbor on selle keti absoluutne lipulaev, et esimesena soovitaks ma Kumborit. Ja park on ka väga-väga hea hotell. Nad mõlemad asuvad ilusti mere ääres, ümber on taaskord ilusad mäevaated. Montenegroga ongi nii, et tegelikult igal pool, kus sa asud, siis peamiselt on sul kogu aeg 360-kraadised mäevaated ümber, vahelduvad vahepeal merevaadetega. Ja Tsarine kett sobibki perele, kes tahab lihtsalt puhata või baaridele ja tahab, et hotellis oleks kõik olemas. Näiteks on hotelli foajees eraldi siis ekskursioonibürood, kus sa saad endale ekskursioone välja valida. Seal on meelelahutust, seal on aktiivseid tegevusi ja spa-keskus olemas. Mõnus perehotell. Sa rääkisid, et Montenegros väga hotellides seda, nagu mis on Türgis ja Egiptuses, et on need veed, liutorud, et seal sükust asja eriti ei ole. Nii on. Montenegro puhul peab arvestama, et suure alaga hotelle, kus on lõbustuspargid, veepargid koha peal ei ole. Budvas on olemas veepark, mida saab külastada ja Budval on ülihea ühendus ükskõik millise kuurordiga, sellepärast et kuurordid on kõik üksteise lähedal. Saab minna nii taksoga, poltida, võtta ühistransport ja hinnad ei ole üldse kõrged. Ja viimane, mis meil on siin, on Montenegro Beach Park, Montenegro Beach Resort. Ja. Miks see sinu valikus? Ja, et Montenegro Beach Resort ja tegelikult on ta Iberostar Bellevuga kõrvuti, mõlemad on väga toredad hotellid. Asuvad Pečičis ja Pečiči on siuke mõnus kuurort Budva lähistel, et kes ei taha olla täpselt keskuses, aga tahaks seda mõnusat keskuse lähedust,
et umbes 4 kilomeetrit, kas jalutan või võtan takso, siis sellele inimesele sobivad just need 2 hotelli. Montenegro Beach Resort on eestlaste seas hästi populaarne ja ta on ka mõnus perehotell. Tal on võib-olla eelmainitud hotellidest kõige soodsamad hinnad, eriti kui valida standardtuba. Standardtoad on tagasihoidlikumad, aga täiesti korralikud ja siis on superior toad, mis on siis natuke uhkema remondiga. Ja nii Montenegro Beach Resortil kui Iberostar Bellevuul on mõlemal ilus rand, nad kasutavad ühist randa ja ümber ka ainult mäed. Lastel on seal palju tegevust, on lasteklubi, on animatsiooni ja siuksed mõnusad perehotellid, kus saab nii kõik hinnast toitlustust kui ka näiteks ainult hommikusöökidega pakette valida. Mul jäi nüüd see Iberostar Bellevue vahele, et räägime sellest ka, et see on jälle vist natukene minu teadmiste kohaselt kallim hotell võrreldes siis selle Montenegro Beach Resortiga. Just, ta on natukene kõrgema hinnaga, aga asukoha mõttes on need kõrvuti. Okay. Nii et kes tahab soodsamat, võib minna Montenegro Beach Resorti ja kes tahab siis Iberostari kvaliteeti nautida, saab valida selle hotelli. Et üks asi, mis Iberostari puhul silma paistab, on see, et seal oli tõsiselt hea massaaž. Igas hotellis ei ole alati tingimata häid massööre ja see on ka muidugi maitse asi, aga see hotell paistis silma oma väga hea massaaži kvaliteediga. Ja taaskord on suur ala hotellil olemas, näiteks ka tenniseväljakud, korvpalliväljakud, suur basseiniala, õhtune animatsioon ja väga mõnus terrass, kus saada merevaateid nautida ja oma hommiku, lõuna ja õhtusööki süüa. Okei, nii palju hotellidest siis. Aga räägi veel, et mis seal nagu siuksed vaatamisväärsused on, et kui sa nüüd sinna hotelli oled jõudnud ja basseini ääres beežitamisest hakkab isu täis saama, et mis sa soovitad seal vaadata? Ma ei tahaks klišeega seda juttu alustada, aga ma pean. Ja ma ütlen, et Montenegro riik ise on üks suur looduslik vaatamisväärsus, täpselt nagu Rooma on elav muuseum. Kõige parem selle riigi avastamiseks on ikkagi rentida auto, aga kuna teed on kurvilised, siis võib-olla autokooli vast lõpetanud juhti ei tasu rooli panna. Aga autoga ringi sõites tegelikult tulevad kõik vaatamisväärsused sulle lõpuks vastu. Kui ma midagi spetsiifilist ikkagi soovitaks, siis ma ise olen matkainimene ja fotograafia inimene ja mulle pakuvad huvi mäed. Mida võib-olla eestlastel ei ole liiga palju olnud võimalik näha, on kanjonid ja Montenegros on Euroopa kõige suurem kanjon, Tara kanjon. Ma soovitan seda julgelt vaatama minna, see asub mägedes. Ja julgemad saavad üle kanjoniga zipline'iga sõita, nii et jääb üks väga meeldejääv minut oma elust või oma reisist. Ja. Aga kes mägedesse minna ei taha, siis soovitaksin käia kindlasti ära Kotori lahe ääres ja Kotori linnas. Kotoril on väga ilus vanalinn, mis on UNESCO maailmapärandi nimekirjas ja Kotori laht jääbki Kotori linna sõites tee peale. Kotori lahe ääres on võimalik näha fjorde, mis tõesti meenutavad Norra fjorde, kuigi neid ametlikult fjordideks nimetada ei saa, sest nende teke on hoopis teine. Aga olen mõlemas käinud ja saan öelda, et fjordi kogemuse, kes ei ole Norras käinud, saab Kotori lahe ääres ka kätte. Ja kindlasti üks ligipääsetavamaid vaatamisväärsusi on Budva vanalinn. Asub Budvas ja Budva linnal on kõikide kuurortitega ülihea ühendus. Põhimõtteliselt saab sinna nii jalgsi, taksoga, autoga või kas või rattaga, kuidas endal soovi on. Et Budva vanalinna tasub reisi jooksul ära vaadata ja kellel mahti veel üle jääb, siis selline huvitav vaatamisväärsus on neile, kes ei ole näiteks kunagi Monacos käinud. Tivati linnas asub üks jahisadam, kus siis luksuslikuma elustiiliga inimesed hoiavad oma jahtisid. Ja on võimalik promenaadi mööda jalutada, mööda luksuskauplusi, restorane ja mängida näiteks kaaslasega mängu, et millise jahi sina endale valiksid. Või validagi seda jahti seal. Täpselt nii. Kellel võimalust on. Selline insider tipp teile veel siia. Paneme kindlasti kõik need vaatamisväärsused kodulehel ülesse.
ja anname kaasa ka neile, kes meiega reisi otsustavad siis valida. Et seda võib siis igaüks vastavalt oma eelarvele ja võimalustele ise otsustada. Aga ma arvan, et sellega ongi vist kõik siis. Et kui kellelgi nüüd tekkis soov ja tahtmine minna seda võõratut riiki avastama, siis olge lahked, vaadake meie kodulehel ringi, kirjutage. Kui teil on juba mõni hotell sealt meeldima hakanud, siis võite saata meile juba reisipäringu ja alati võite ühendust võtta, vastame ja nõustame nii, kuidas oskame. Meie eesmärk on pakkuda unustamatuid emotsioone, millest tulevad unustamatud mälestused ja mis elu muud ikka on, kui kõik see vahva, mida me siin kogeda saame. Et kohtume juba järgmises podcastis, siis on ju uued jutud, uued sihtkohad ja seniks olge tublid.